Tere hommikust, armas Valguse kogudus ja tere tulemast jumalateenistusele. Loodan, sul on olnud ilus nädal, aga võtame nüüd ühe aja, ülistame Issandat ja kuulame Jumala sõna, mis Jumal on täna meile varuks pannud. Nii et kus iganes sa oled, tõuse püsti ja seame oma südamed Jumala ette, sest tema on siin ja tema ootab, et me avaks oma südamed ja laulaks talle kogu südamest. Isa, me tõesti täname sind selle ilusa päeva eest, Isa, me täname, et sina oled seesama eile ja täna ja igavesti, Issand. Me täname, et sinu armu on uus igal hommikul. Isa, me ülistame ja austame sind selle eest, kes sina oled ja me rõõmustame sellest, mida sinu poeg tegi meie eest risti peal, kinkides meile vabaduse ja uue elu. Aitäh sulle selle eest, Issand. Me austame ja kiidame sind. Halleluuja. Laulame koos, parim päev. Parim päev me ajaloos, surma võitsid, vabaks ostsid mind, laulame, Jeesus elav on. Tühi rist ja tühi haud, igavese elu andnud ta, hüüame, Jeesus elav on. Kui kord seisan trooni ees, nähes Jeesust palgest palgesse, lõpuks koos Jeesus sinuga. Halleluuja! Rõõm ja rahu täiuslik, maine valu kadunud on kõik, hüüame, Jeesus elav on. Teeme aplausi Issandale. Halleluuja! Isa, tõesti tänu, et meil on uus elu. Meil on uus elu siin maa peal ja taevas, Issand, igavesti koos sinuga. Sa oled nii võrratu ja hea, Issand. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle sinu armastuse eest meie eludes. Amen. Amen. Ja armas kogudus, mul on täna suur hea meel. Meil on täna siin Lootuse külas eesõigus kutsuda siis jutlustama meie armas vend Luigand. Nii et kui iganes sa oled, teeme talle sooja aplausi, kui ta tuleb ja jagab meiega Jumala sõna. Tere hommikut, kallid õed ja vennad. Kujutage ette lihtsalt, et te istute oma korteris. Te olete seal lihtsalt rahulikult ja tunnete ennast mugavalt. Ja ühel hetkel te lihtsalt kuulete, et ukse taga on keegi. Ta koputab su uksele ja sa lähed vaatad, kes seal on. Sa vaatad sealt ukseavast läbi ja näed järsku, et vau, sul on Jumala poeg seal. See on Jeesus Kristus.
ja mida sa teed? Sa pöörad selja. Sa pöörad selja sellepärast, et sa hakkad kartma. Sa pöörad selja sellepärast, et sa kardad näidata, mis sul seal on. Sa kardad näidata seda segadust, mis sul seal on. Sa kardad näidata neid tundeid, mis sul on seal. Sa oled seal oma korteris. Ütleme niimoodi, et see korter ise on su südametunnistus. See on su süda. Ja kõikvõimalikud asjad, mis sul on, sa katad lihtsalt kinni. Et ei oleks vähimatki mitte midagi näha. Aga Jeesus on ikka veel su ukse taga. Ta koputab vaikselt edasi ja sa tead, et ta on seal. Aga mis saab tõesti siis, kui sa ei avagi seda ust? Kui sa nagu mõtled, et mis ta seal teeb? Miks ta koputab sinu südame peale just ja miks pead olema sina see, kuhu ta on sattunud? Ja ühel hetkel siis sa mõistad, et ta on seal ukse taga sellepärast, et ta tahab sind aidata. Ta tahab sult, ta ei taha, et sa kataksid asju kinni, vaid vastupidi, ta tahab tulla sulle appi, et sa siis puhastaksid enda korterit, et sa siis sätiksid sealt asjad kõik korda, mis sul on. Sa ei peaks mitte midagi salgama. Ja mingi hetk siis ta kutsub su sealt korterist välja. Ütleme niimoodi, et see korter on su enda seesama süda, see südametunnistus. Ta kutsub sind sealt välja ja astub sinna sinu asemel. Ta võtab sealt kõik asjad ära. Ta paneb kõik asjad sealt korda. Ta vaatab, et kõik oleks ilusti. Enam-vähem korras. Kõik üleliigse, mis ta saab, selle ta paneb ära. Nii nagu võimalik on. Ja ta kutsub tagasi su oma korterisse siis. Ta kutsub tagasi su selle sama probleemi sisse, kus sa enne vaevlesid, kus sa enne olid. Ta kutsub sind sellega tegelema. Sa astud sinna oma korterisse sisse. Sa vaatad, et kõik asjad on sul olemas. Kõik asjad on sul säilinud. Kõik asjad on sul ilusti pandud. Võib öelda, et laiali võetud isegi. Ja mitte midagi ei ole nagu ära visatud. Sel hetkel me tunneme võib-olla, et tõesti, et nüüd ma näen seda probleemi. Nüüd ma tean, et mul on see probleem ja ma jätan kõik sinna paika. Võib-olla sätin mõne asja ümber, et oleks mugavam võib-olla panen mõne asja lihtsalt eest ära, varjule ja võib-olla ma võtan isegi mõne asja juurde. Lõpuks on siis meie ümber kogunenud need samad probleemid, kus me olime. Ja me ei ole nendest veel lahti olnud mitte midagi. Ühel hetkel sa mõistad seda, et sa oled justkui täidetud siukse tühjusega. Tühjus, mis ei anna sulle nagu mitte midagi. Ja sul tuleb meelde, et aga Jeesus oli ju mu ukse taga. Et mis temast sai? Mis sai sel hetkel Jeesusest, kes oli sinu ukse taga, kes koputas sinu uksele, kes tuli sinu probleemi sisse ja sättis sul asjad paika? Mis tast sai? Kas sa tegid sulle ukse lahti? Kas sa jätsid selle ukse irvakile? Või sa jätsid hoopis Jeesuse ukse taha? Sel hetkel, kui sa avastadki, et appi, ma olen täidetud jälle mingisuguse jamaga, siis sul tuleb meelde, et mul oli see abimees, kes näitas mulle, et mul on probleem, mul on vaja asjad korda saata. Sa tormad sinna ukse juurde tagasi, sa vaatad seda ust uuesti ja sa teed selle ukse lahti ja näed, et otsid Jeesust ja vaatad, Jeesus on seal samas. Ta on seal käed laiali sirutamas sinu poole ja ta võtab su lihtsalt enda embusesse ja ütleb sulle,
et kõik on korras. Võta need asjad, mis sul on, võta need ükshaaval kätte ja tegele nendega. Võta need kätte, ära lihtsalt karda seda, et keegi näeb, kui sassis su süda on. Keegi näeb, kui sassis on su südametunnistus, sest sellel pole vahet. Kui sa teed seda koos Jeesusega niimoodi, et sa lubad tal asju ära visata, siis luba tal seda ära visata, sest Jeesus ei tee ilma sinu loata mitte midagi. Ta küsib sinust ilusti luba, ta tuleb su juurde, ta kaitseb sind, ta näitab sulle ükshaaval probleeme, mis ei lase sul võib-olla kuulata seda südame koputust. Aga ta tahab, et sa kuulaksid neid. Õpetussõnad, minu arust oli see 18. Õpetussõna 18 ja 14 ütleb, et mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu? Me võime kannatada ükskõik missugust haigust, nuhuköha, siin see alles hiljuti see viirus, mis oli. Me võime seda kõike kannatada, me kannatame selle välja, aga kui meil südame seisukord on käest ära, siis me seda enam välja ei kannata ja sealt me lähme aina alla mäge ja mäge ja mäge. Ja kui me lõpuks olemegi võtnud vastu Jeesuse oma südamesse ja oleme justkui öelnud, et jah, Jeesus on minu issand, siis me peamegi justkui käima niimoodi, sest et Markuse 11. peatükis ja 13. salmis võrdleb minu meelest Jeesus inimese tegusi justkui viljatu viigipuuga, et kus inimene tundis seda sama nälga, näiteks nagu meilgi, et me tahame sellest probleemist lahti saada. Me tahame sellest probleemist, me januneme lihtsalt selle vabaduse järgi, mida Jeesus meile pakub. Me januneme selle puhtuse järgi, mis on temas. Me lihtsalt tahame seda täiesti saada, aga kui me võtame ta vastu ja ei käi tema sõnade mööda nii-öelda, siis me oleme täpselt samasugused nagu see viljatu viigipuu, mida ta kirjeldab Markuse 11. peatükis 13. salmis. Ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsas on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti, sest ei olnud viigimarjade aeg. See on umbes niimoodi, et sa jooksed uuesti oma probleemiga Jeesuse juurde. Et Jeesus appi tuleb mulle appi, mul on taas üks probleem, ma jälle ehin ennast maailma asjadega, lase mul elada vabana. Ja sa lähed ta juurde, Jeesus tuleb su juurde ja ta vaatab, et sa oled ehtinud ennast ainult lehtedega. Aga kus on need viljad, mida ma olen sulle andnud? Kus on see pikameelsus? Kus on see armastus? Kus on see üksteise mõistmine, millest ma sulle rääkisin? Kus on sellest see tahe elada vabana? Küsib Jeesus su käest. Ja see ei ole lihtsalt see südame seisukord on meile nii oluline lihtsalt, et me saaksime tõeliselt nautida seda elu sellisena, nagu ta on, et me ei peaks ennast varjama või katma liigsete sükeste mugavustega. Ja mina usun, et Jeesus võimaldab seda meil täiesti teha. Mina usun, et Jeesus annab meile selle vabaduse, mida me tegelikult ihkame täiega. Ja mina usun, et see südame seisukord, olenemata sellest, kui sassis see on, olenemata sellest, kui palju pahandust sa oled teinud, ole lihtsalt julge tunnistama seda, et sa oled neid asju teinud. Vii need Jeesuse ette ja Jeesus tervendab sind kõigest sellest. Tema ei vaata selle peale, mis sa oled teinud. Tema vaatab selle peale, kes sa tegelikult oled ja tahab sulle aidata muutuda selliseks, nagu sa oled. Kogu oma väega, mis tal on. Ja tema vägi on nii võimas, et see on lihtsalt tohutu. See on lihtsalt nii vägev. See on võimas. Ja üks asi veel kinnituseks, mis on Efesose 5. peatükk. Efesose 5. See on kuskil siin. Nii, 5
ja salm. Efesos 5 ja salm 14:20. 14-20 ütleb nii. Sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnust, siis särab sulle Kristus. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderrikkus, vaid saage täis vaimu. Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. See ütleb lihtsalt kõik ära. Seesama 14. salm, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnust, siis särab sulle Kristus. Tõuse üles sellest, et sa ümbritsed ennast asjadega, millel ei ole väärtust. Et sa väärtustad elu asemel elutuid asju, et näidata ennast kellelegi, kes sa tegelikult ei ole. Ole see, kes sa oled. Ja las Jeesus Kristus särab sinus. Ja isa, ma tõesti tänan sind, et sa lased meil kasvada, et sa lased meil teha vigu, issand, et sa lased meil komistada, et sa lased meile näha seda, issand, et sinu vägi on hea, et sinu tahe on meid alati aidata ja muuta meie südamed puhtaks, issand, muuta ja säilitada seda kõike, issand. Vaatamata sellele, isa, et me teeme võib-olla vigu iga päev, et me kukume asjades läbi iga päev, issand. Muudad sina selle siiski positiivseks alati, issand, sest et sina oled puhas, sina oled aus, issand, ja sina oled alati see, kes julgustab meid just nimelt minema läbi nende raskuste, issand. Sina näitad meile, kui palju me tegelikult oleme väärt, issand, aitäh sulle selle eest, et sa oled andnud meile igasse päeva võimalusi, issand, et sa oled igasse päeva andnud meile mõne inimese, kellelt midagi õppida ja et me saame tõesti teineteisega võidu joosta nagu armastuses ja kasvada armastuses täiega, issand. Jeesuse Kristuse nimel, isa, ma tänan, et sa õnnistad kõiki, ja oledki juba õnnistanud neid inimesi, kes vaatavad seda, kes on siin samas Lohtuse külas, issand. Sa oled õnnistanud neid, kes alles otsivad Kristust taga, issand, ja tõesti näitad neile seda teed, isa. Aitäh sulle, isa, et sa oled järele andmatu meie suhtes ja alati toetav. Jeesuse nimel, issand. Aamen. Võtame ära. Halleluuja. Aitäh sulle, Lui, selle sõna eest. Aitäh sulle tõesti, et Jumal on hea ja tahab tõesti meid aidata meie probleemide ja igast muredega ja me saame kõik oma koormad, kõik oma mured ja kõik panna tema peale, aga nüüd on meil võimalus tulla andmise juurde, et anda oma ohvrit või kümnist ja kui sa seda soovid teha, siis seda saab kanda EKNK valguse koguduse arvele, mis on vist selle video üleval või kuskil lingis. Aga ma sooviks sind julgustada kirjakohaga. Ja üks minu lemmik andmiskirjakohti ja niisugune külvamiskirjakohti on 2 Korintlaste 9. peatükk, mida ma ei taha lõpetada kuidagi kordamast. Ja see hakkab ühte väga huvitavate sõnadega. See hakkab selliste sõnadega, et aga see on nii. Ei olnud, et võib-olla on nii, aga see on nii. Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga teo tarvis. Las see kirjakoht julgusta sind. Ma arvan, see juba kõneleb juba iseenese eest ja ma sooviks lihtsalt paluda sinuga koos selle Anni eest, et see mitmekordistuks ja Jumal õnnistaks sind ja et see tooks head vilja Jumala riigi auks ja nende eludes, kelle elu see saab küllatud. Isa, ma tänan sind Jeesuse nimel, Isa, selle Anni eest, Issand. Ma tänan sind selle inimese eest, Issand, kes annab, Isa, Jeesuse nimel, Isa. Ma tänan selle rõõmu eest, millega sa täidad teda, Issand, kui ta saab välja külvata, Issand, sest ta teab, et külvates tuleb ka lõikus. Isa, ja ma tean, et sina kastad seda, mis on külvatud, Isand, ja see saab mitmekordistuma 100 000 ja 10 000 kordsalt Jeesuse Kristuse nimel. See saab tooma head vilja nii finantsilises mõttes kui ka meie südametes, Isa. Aitäh sulle, aitäh, Isand, et see välja külvamine muudab meie südameid ja samamoodi toob esile neid selle vaimu vilja, Isa, mida sa oled meile just andnud. Tänu sulle, Isa, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja armas, nüüd teeme veel ühe ülistuslaulu ja ma paluksin siia majja. Halleluuja. Tänu Jeesusele selle teenistuse eest, aga nüüd laulame veel Issandale. On üks uus laul ja need mõlemad laulud, nii alguslaul kui nüüd ka lõpulaul on siis selle video kirjelduses, nii et võid sealt kerida ja julgelt sõnu vaadata samal ajal, kui see laul käib. Ei taha ma miskit muud kui sind. Sa oled rohkem kui unistanud. Ei miskit muud siin ilmas täida mind, nii kui sinu tundmine. Nüüd, kus me kuulume üksteisele, me armastus kui leitud saladus. Ma igavesti naudiks sinu silmadesse vaatamist. Vajan Jeesust, vajan Jeesust, jäägu maha hind, jäägu maha hind. Rohkem kui hõbe, rohkem kui kuld, sa oled kallim kui kõik muud. Nüüd, kus ma maitsnud sinu headust, miski muu ei rahulda. Vajan Jeesust, vajan Jeesust, jäägu maha hind, jäägu
taha ma kedagi teist. Ei taha ma kedagi teist, ei vaja ma kedagi teist. Sa oled ainsam, sa oled ainsam. Ei taha ma kedagi teist, ei vaja ma kedagi teist. Sa oled ainsam, sa oled ainsam. Ei taha ma kedagi teist, ei vaja ma kedagi teist. Sa oled ainsam, sa oled ainsam. Ei taha ma kedagi teist, ei vaja ma kedagi teist. Sa oled ainsam, sa oled ainsam, sa oled ainsam, sa oled ainsam, sa oled ainsam. Vajan Jeesus, vajan Jeesus. Jäägu maha maailm, jäägu maha maailm. Vajan Jeesus, vajan Jeesus. Jäägu maha maailm, jäägu maha maailm. Halleluuja, issand, me täname sind, et sina oled tõesti ainus. Me ei vaja mingeid muid asju või muid jumalaid. Me ei saa mitte kuskilt mujalt lootust kui ainult sinu käest, issand. Sina oled ainsam, issand. Sina täidad kõik meie vajadused, issand. Isa, ja me täname, et me võime koos sinuga puhastada oma elu, puhastada selle korteri, mitte jätta midagi varjule või katta kinni, issand, vaid koos sinuga puhastada ja olla püha. Olla selline pruut, nagu sina tahad, issand. Ja iga päev sind kuulates ja sinu küljes rippudes, issand. Isa, ma õnnistan seda uut nädalat ja ma kuulutan su täiuslikku tahet igaühe üle. Ja isa, aita meil tõesti muutuda sinule sarnasemaks sel uuel nädalal. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen, armas kogudus. Õnnistatud uut nädalat teile ja kohtume juba peagi.